Tere jälle kõigile Kohala TV vaatajatele. Täna hakkan jälle teile rääkima uusi põnevaid ja erinevaid asju. Täna räägime näiteks masinatest, aga millistest täpsemalt kohe saate teada. Täna räägime lennukitest. Esimeseks lennukiks toon siis teieni Avro 504. Aga mis lennuk ta siis täpsemalt oli või on? Oli Suurbritannias konstrueeritud biplaen. Seda lennukit kasutati peamiselt hävitus, pommitus ja õppelennukiga. Avro 504 oli tootmises veel aastaid pärast maailmasõja lõppu. Toodetud eksemplaride arvult ületas kõiki teisi Briti esimese maailmasõja aegseid lennukeid. Toodangu arvuks üle 10 000, meeskondi 2, pikkuseks 8,97 meetrit, tiiva alatus 10,97 meetrit. Tühimass 558 kilogrammi, maksimaalne stardimass 830 kilogrammi. Tippkiiruseks 145 kilomeetrit tunnis, aga reisikiirus 121 kilomeetrit tunnis. Lennulagi 4876 meetrit ja lennukaugus 402 kilomeetrit. Avro 504 esmalend oli 18. septembril 1913. Prototüübi jõuallikaks oli 80 hobujõuline 7-silindriline rotatiivmootor. Lennuk oli puitkonstruktsiooni ja tekstiilkattega. Kere oli ristlõike ruudukujuline. Prototüübil olid painduvate otstega kaltüürid. Seeria tootmisel neist loobuti tavaliste tervikuna liikuvate kaltüüride kasuks. Lennukil oli sabakarguga kaherattaline telik, kus rataste vahel olid veel kapoteerumis vältida aitama pidanud suusk, mis Briti lennuväes sai hüüdnime hambatikk. Lai rataste vahe ja hambatikk tegid lennukil maandumise üsna turvaliseks. Proovige nüüd ära arvata, mis lennuk on järgmine. Proovisite? No, tegu on lennukiga I-16. I-16 oli Nõukogude Liidu esimene seeria tootmises olnud vabalt kandva alttiivaga sisse tõmmatava telikuga monoplaan hävituslennuk. Lennuki puitkonstruktsiooniga monokokk kere spoonikihtidest vineerkate oli kokku liimitud nii, et kere esiosas oli vineeri paksus 4 mm ja sabaosas 2,5 mm. 1940. aastani ehitati 9450 I-16, mis moodustasid valdava osa hävituslennukitest, millega NSV Liit teise maailmasõja algul võitlusesse astus. Enamik I-16 hävis Saksamaa rünnaku käigus kohe sõja algul. Säilinud hävituslennukid I-16 olid kasutuses kuni 1943. aastani. Siis lammutati needki relvastusest maha võetuna pilbasteks ja kasutati kütteks. Seda tüüpi lennukiga lendas ka Jossif Stalini poeg Vassili Stalin. Järgmine lennuk on paljudele hästi tuntud kui Cessna nime all, aga täpsemalt öeldes siis tegu on lennukiga Cessna 150. Cessna 150 on USA Cessna Aircraft Company ülatiivaline kahekohaline metallkonstruktsiooniga õppelendudeks loodud ninatelikuga väike lennuk. Lennuki sarjana ehitamine algas 1958. aastal. Selle lennuki alusel loodi hiljem uuendatud lennuk Cessna 152. Kuna Cessna 150 on kütusekulult säästlik, konstruktsioonilt ja juhitavuselt lihtne, kasutatakse seda tänapäeval jätkuvalt kogu maailmas õppelennukina. Cessna 150 on täismetall pool monokokk konstruktsiooniga ühemootoriline väike lennuk. Selle lennuki tunneb ära kabiini iseloomulikult suure tagumisest sfäärilise klaaspinna järgi. Järgneva lennuki nimi on ka päris tuttav paljudele. Täpsemalt siis Tupolev Tu-22. Oli Nõukogude Liidus Tupolevi konstruktsioonibüroo loodud ülehelikiiruseline pommituslennuk. Lennuki eripäraks on kere tagumise osa kohal 2,5 kiilu kõrvuti paiknevad 2 mootorit. Lennuki kandev konstruktsioon on valmistatud duralumiiniumist ning magneesiumsulamist. Antennikatted on valmistatud klaaskiudkomposiidist. Lennuki meeskondi on 3, pikkuseks 41,60 meetrit. Tiiva profiil B60 CP8 tiiva otsad. Tiiva ulatus 23,17 meetrit. Tiiva pindala 151 meetrit ruudus. Kõrgus 10,13 meetrit. Täismass 85 tonni. Relvalast 5,7 tonni.
Tippkiiruseks 1510 kilomeetrit tunnis. Lennu kaugus 4900 kilomeetrit tunnis, aga lennulagi 15 000 meetrit. TU-22 ehitati Kaasani tehases number 22 aastast kuni 1959 kuni 1969 aasta detsembrini. Kokku ehitati koos 2 prototüübiga 311 lennukit. Nii, mis lennuk siis kohe järgmisena tuleb? Learjet 25 on eralennuki mudel, mida tootis Ameerika Ühendriikide lennukitootja Learjet. Tüüp eralennuk, tootjaks Learjet. Esmalend 1966, võeti kasutusele 1967. Tootmisaastad 1966 kuni 1982 ja toodetud on neid 369. Meeskondi 2, reisijaid 8, pikkus 14,5 meetrit ja tiivaulatus 10,9 meetrit. Tühimass 3465 kilogrammi ja maksimaalne stardimass 6804 kilogrammi. Tippkiiruseks 859 kilomeetrit tunnis ja lennulagi 14 kilomeetrit. Lennu kauguseks 2844 kilomeetrit. Lennuki eelkäija Learjet 24. Edasiarendus Learjet 28. Lennuki kasutajateks on Argentiina, Boliivia, Ecuador, Mehhiko. Endisteks kasutajateks Ameerika Ühendriigid ning Peruu. LETL 410 on 2 turbopropellermootoriga lühimaa reisi- ja kaubalennuk. LETL 40 on lühimaa reisilennuk. Tootja Letkunovis, riigiks Tšehhi, tootmisaastad 1969 ning toodetakse tänaseni. Toodangu arv on 1138. 1992. aastal sai Eesti Piirivalveameti lennuosakond Saksamaalt annetusena 2 L410 lennukit. Üks annetati 2017. aastal Eesti Lennundusmuuseumile ja teine müüdi maha 2018. aastal. Lennuki meeskondi 2, mahutavus 19 reisijat või 1615 kilogrammi lasti. Lennukil on pikkuseks 14,42 meetrit ja ning tiivaulatus 19,48 meetrit. Kõrgus 5,83 meetrit. Tühimassiks on siis 3985 kilogrammi ja maksimaalne stardimass 6400 kilogrammi. Maksimaalne kiirus 380 kilomeetrit tunnis, 4200 meetri kõrgusel, reisikiiruseks 365 kilomeetrit tunnis ning lennu ulatus 1380 kilomeetrit tunnis. Lennulagi 6320 meetrit. LETL 410 arendus kasvas välja Nõukogude Liidu vajadusest asendada AN-2 modernsema lennukiga. AN-2-le järglase leidmise konkursis võistles Bertševi B-30 ja Antonovi AN-28. Konstrueerimisbüroo kõrval ka Letkunovis lennukehitusettevõtte. Projekteerimine algas aastal 1966 ning 3 prototüübi XL410 hakati ehitama juba 1. aprillil 1967. Mis te arvate, mis võiks olla järgmine huvitav lennuk? Ja te arvasite väga õigesti, järgmine lennuk on Saab 2000. Aga Saab 2000 on turbopropeller lennuk, mida Saab tootis aastatel 1994 kuni 1999. Saab otsustas Saab 2000 ehitada 1988. aasta detsembris, sest eeldati nõudlust kiirete turbopropellerlennukite järele, mis suudaks lennata reaktiivlennukitele lähedastel kiirustel, kuid säilitataks turbopropellermootorite ökonoomsuse. Esmalend toimus 26. märtsil 1992. Euroopa ühinenud lennuametid andsid kasutusloa 1994. aasta märtsis ja Ameerika Ühendriikide föderaalne lennuamet sama aasta aprillis. Liinilende alustati mõned kuud hiljem. Saab 2000 on 15% suurem tiivaulatus kui Saab 340. Ja et Saab 2000 on Saab 340 7,55 meetrit pikem, siis mahub sinna 50 reisijat.
Saab 2000 oli esimene kommertslennuk, mis kasutab Rolls-Royce AE 2100 turbopropellermootoreid. Ehitas neid Allison Engine Company, mis ajavad ringi aeglase pöörlemiskiirusega Doughty Rotol 6 labaga propellereid. Sarnaselt Saab 340-ga on iga tiiva küljes üks mootor, kuid need paiknevad kerest mõnevõrra kaugemal. 2000. aastaks oli kasutuses 54 lennukit Saab 2000. Peamine vähese müügiedu põhjus oli äsja turule ilmunud regionaalsete reaktiivlennukite edu. Näiteks Bombardier CRJ ja Embraer ERJ 145 perekond. Need olid samaaegselt kiiremad ja reisijate jaoks mugavamad, kuid maksid sama palju kui Saab 2000. Mõned väiksemad lennufirmad on hiljem Saab 2000 madala hinnaga kohalike lendude jaoks ostnud. Saab 2000 kasutajad 2010. aasta septembri seisuga vastavalt firma Saab Aircraft Leasing andmetele Carpatair, Darwin Airline, Eastern Airways, Chin Racing, Golden Air, Egyptian Government, Henrik Motorsports, Joey Gibbs Racing, Moldavian Airlines, Bolet Airlines, Pakistani valitsus, Japan Civil Aviation Bureau, Lithuanian Airlines. Ongi siis tänane kiire osa jälle ühele poole saanud, saite jälle lennukite kohta targemaks, saite midagi uut jälle teada, mida varem ei teadnud. Nagu ikka, midagi ise internetist leiate ja tahate ise midagi välja pakkuda, millest ma järgnev osa võiks teha, siis andke mulle meili teel märku. Ning loomulikult ärge unustage tellida ka õnnitlus ning tervitusvideoid. Seniks olge lahedad ja näeme järgmises osas.